Parimat ja täiuslikku tervist sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult ja tänase video pealkiri on Hinge pime öö. Ma usun, et väga paljud on selle läbi elanud, aga võib-olla on teil see käes praegu. See on aeg, mina isiklikult muide elasin selle üle 23 aastat tagasi enam-vähem, kui ma tulin sellest välja teiselt poolt täiesti teise inimesena. Aga kui see tuleb peale, hinge pime öö, siis tõenäoliselt sa tead, et see tuleb, sest asjad sinu ümber lihtsalt lagunevad tükkideks. Ja kui need lagunevad, siis sa ei saa mitte midagi teha. Ja sa tead seda. Ja sa taipad, et sa üritad kinni hoida ja klammerduda selle külge, aga ometi see laguneb. Ja põhjus, miks see laguneb ja nii toimub, on see, et sina oled muutunud. Osa sinust, millega sa kontakti ei oma, on muutunud. Ja asjad, mis lagunevad ja sind maha jätavad, ei ole tegelikult sageduses ja vibratsioonis sobivad enam sellega, ehk siis nad ei resoneeru enam sellega, kelleks sina muutud, kelleks sina saad. Seega nad peavadki lagunema, sest vastasel juhul me ei arene. Ja kui see nii juhtub ja sa oled selles või oled selles olnud, et need asjad on lagunenud, siis on loomulik, et me teeme läbi sellise leinamise perioodi, leinamise tööni või tee. Ja meie praegu võib-olla ka inimkonnana kollektiivselt teeme seda leinamisprotsessi läbi. Ehk siis väga paljud võivad selles olla, et see või teine, mõistate, et see või teine inimene ei ole olnud selline, nagu sa arvasid, või sina ei ole selline, nagu nemad arvasid. Ja sest selles hinge pimedas öös on lihtsalt nii palju komponente. Aga see kõik käib, see puudutab peegeldamist, peegleid. Et kui me vaatame selgelt endale otsa, siis me mõistame, et pikas perspektiivis on need asjad, mis lagunesid, võib-olla eraldusid meist, ei olnud niikuinii tegelikult jätkusuutlikud. Aga kuna sa ei tea veel seda, et nii on, siis sa püüad sellest kinni hoida. Ja sest me oleme ikka veel sellises ellujäämise teadvuses väga paljud. Olles väljas, et kui me astume sellest ellujäämisrežiimist välja ja lihtsalt laseme kõigel olla, siis me hakkame nägema, kuidas need asjad, mis lagunevad, et me mõistame seda, et need ei teeninud meid niikuinii. Ja siis on alles võimalik hakata lahkuma sellest leinaprotsessist. Ja see, kuhu see teekond meid viib, siis hea on küsida, et mis minu elust on alles, mis on sellest asjast, mis enne oli järele jäänud. Ja selles kohas lähevad asjad väga-väga reaalseks meie kõigi jaoks selles protsessis. Sest tõenäoliselt sa vaatad, mis sul praegu elus on ja mida sa lood. Ja eriti nendele inimestele, kes on kaotanud töö või mingi karjäär on lõppenud, leiavad ennast tõenäoliselt just sealt samast hingepimedast ööst. Ja kui see nii on, siis sisuliselt on juhtunud see, et sa nüüd otsid midagi muud selle asemel, mis sobib sinu praeguse sagedusega. Ja sinu ülesanne on sel hetkel leida
üles see, kus sa oled, mis toimub sinu sees, milline on sinu tegelik sisemine dialoog, mida sa oma peas ikka ja jälle ütled ja kordad. Kui sa jälgid seda, kui sa paned selle kirja, siis sa suudad ennast sellest olukorrast välja nihutada. Ehk siis, kui sa teed seda isiklikku inventuuri, kes, mis, millal ja kus sa oled, sellega avaneb väga palju uksi. Seega paljud inimesed, ma tean, kes seda videot ka vaatavad, on praegu selles kohas. Ja ka huvitaval kombel paljud riigid kollektiivteadvusena on praegu selles kohas. Ja on oluline sellele tähelepanu pöörata, sest kui sa sellele tähelepanu pöörad, võid hakata nägema selle asja lahti rullumist ja ilmnemist, mis peabki tulema, mis on jäänud või mis on ilmselgelt sinu senisest narratiivist väljapool. Seega vali see, mis ei ole vana, mis ei ole endine. Vali see, kus sa tahad olla, kuhu sa tahad jõuda. Siis kui sa selle valid, siis sa kõnnid seda rada nii-öelda, mida sa oled tulnud tegelikult siia kõndima. Nii et selline mõtisklus täna ja ilusat päeva sulle. Kohtumiseni.